ma suren, ma arvan siin. Jah. Tšau, täna on esmaspäev ja mul läks täiesti meelest ära, et Kosel on täna lühendatud päev spordimajas, spordihoones ja mul jäi 2 viimasest harjutusest 1 seeria tegemata ja nüüd 3 seeriat ma ka suht kiirustades tegin, et ma tegin üksteise otsa 2 harjutust, et ma jõuaks midagigi ära teha, aga muidu ma olin planeerinud veel ka pool tundi kardiot teha ja saad aru, ma lihtsalt hakkasin nutma, sellepärast et ma hakkasin nii kiruma ennast, et kuidas ma nii saamatu olen, kuidas ma ei saa hakkama, et kuidas mul läks see meelest ära, et ma ju ekstra veel vaatasin, et kuidas ma nii halvasti planeerisin ja ma ei tea, miinus see perfektsionism lööb ikka täiega välja. Ma tean, et ei ole ju maailma lõpp, aga mul läks lihtsalt tuju nii ära, nagu nii väikene lampasi ja niimoodi läks tuju ära, et pole ju hullu, alles on esmaspäev, ma jõuan seda kardiot veel teha, ma jõuan samme koguda, ma jõuan trenne teha, et homme lähen ka ju trenni ilmselt, aga lihtsalt see aga kõht on ka tühi ja siis ongi tuju halb. Ma tahtsin lainurgaga filmida ja vaatasin just, et mingi mega lähedalt nägu, aga ma ei viitsi uuesti jutustada seda, et mis seal ikka. Aga varsti jõuan ja arvatavasti ma täna ei saa 20 000 sammu täis, sest et ma ei viitsi väljas kõndida. Mul ei ole häid jalanõusid, need jalanõud on katki ja nendega pole mugav kõndida ning pole hullu. Varsti olen tagasi kodus ja seal on mul loodetavasti varsti kõnnilind toas ja saan toas oma samme teha ja aktiivsuse päeva peale rohkem ära jätada. Yeah. Tšau, ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Täna ongi siis 24. ja teisipäev. Ja täna oli mul plaanis käia Huub-keskuses siin lähedal, suht uus keskus vist, kus on padaliväljakud ja ka mingi jõusaal, et seal on iseteenindus ja jah, oli avatud. Aga sealne saal on pigem nagu mõeldud vist
CrossFiti inimestele, et hästi palju vabasid raskuseid ja ega kardiomasinaid seal väga ei olnud. Tegin Sõudekal sooja, aga esialgne plaan seal samme teha nurjus, sellepärast et polnud kus teha. Aga trenni tegin ära, tegin ülakehapäeva. Täna oli kaal sama mis eile, et 61,1. Aga enesetunne on hea ja selles mõttes ma ei põe, et ma näen, et vormis on edasiminekuid ning vaatamata sellele vahepealsele kaalupeetusele tegelikult ma nägin kogu aeg, et muutusin kuivemaks. Ilmselt lihtsalt see vedeliku peetus peitis seda minu nii-öelda rasvapõletust, et kaalunumber ei näidanud seda, mida ma tahtsin. Aga nüüd ma tulin siis kõndima. Hommikul sõin pudru, mis on meil alati nagu selline kindla peale minek. On puder, siis peale merevaik, röstitud leib, 2 muna, kodujuustu, sihuke soolane puder ja suvest saadik on lihtsalt enamus ajast see nagu hommikusöögiks. Ja siis pärast trenni tegin vürtsi kilusalatit, mille retsept on ka minu retsepti kogumikus olemas ja minu arust see täitsa hea maitseb. Ja õhtuks on plaanis siis teha kiluvõikusid veel ning tegelikult ma tegin kappi valmis ka leivaniisu, mille retsept on samuti minu retsepti kogumikus. Muidugi seal on ka kiluvõikude retsept olemas, et selline täisvabariigi aastapäeva menüü on täna. Ja õhtul teeme ilmselt lõket, sööme vabustõitu ja joome teed. Et selline plaan, aga praegu ma kõnnin edasi selline, ma arvan, et siit vist 10 kilomeetrit kokku. Ma ei tea, kas ma saan täna 20 000 sammu jälle täis, aga ennustan, et enam-vähem sinna kanti, et pole hullu, kui tuleb ka natuke vähem. Et ja homme hommikul siis bussiga koju, sest ma natukene nagu mõtlesin üleüldse dieedi peale ja toiduvalikute peale, mida ma teen ja oma menüü peale. Et ilmselt, kes mind jälgivad, on märganud, et ma ei söö klassikaliselt riisköögiviljad kana. Võib-olla nagu lõpupoole pigem hoian seda joont, aga hetkel veel ma söön seda, mille järgi isu on ja enam-vähem samad koostisosad on ikka nagu päevast päeva, aga teen erinevaid retsepte, mõnikord laksasuppi, aasiapäraseid toite, india võikana, mangokana, mingeid vokiroogasid. Et mulle meeldib maitsvat toitu süüa ja nii palju kui võimalik ma teen seda ja tegelikult ma tunnen, et mul seedimine on täiesti okei, aga ma toetan ka hästi palju oma seedimist. Ma kasutan Dr. Ohira probiootikume ning joon ka siis seda Home'i jooki, mis on siis täiustatud piimhappebakteritega ning plaanis on ka Ferlat tellida. Hapukapsast söön mitte küll iga päev, aga suht tihti hapendatud toite ning hästi palju värsket köögivilju hoian oma menüüs. Et jah, püüan toetada võimalikult palju oma organismi, oma seedimist, oma mikrobiomi, et endiselt on mul kasutuses ka riissed tooted, et riimäeg on nagu must have lihtsalt dieedi ajal. Et kui ma seda ei kasuta, siis ma panen jälle tähele, kuidas energia langeb palju järsemini päeva jooksul, et seda magneesiumit kui ikkagi regulaarselt kasutada, siis ma tunnen, kuidas ta mõjub nagu mega hästi. Et ma pean lihtsalt olema järjepidev sellega. Ma tean, et osad võistlejad pooldavad pigem seda,
et ongi hästi-hästi lihtne menüü nagu terve prep. Aga mina pigem pooldan seda, et selline kuu aega enne võimalikult puhtaks teha, et enne seda ikkagi nagu mitmekülgselt toituda, sest tegelikult mina tunnen, et niimoodi on ka dieedist väljatulek palju-palju lihtsam ja ei teki nii palju neid seedeprobleeme, nagu midagi uut sööd pärast preppi, just eriti kui hooajast nagu dieedist nagu välja tuled. Et see on minu lähenemine ja mulle sobib nii, mina olen nii teinud ja mulle meeldib nii. Lisaks sellele, kui ma nagu mitmekülgselt toitun, kui ma tahan, ma teengi kodus ise pitsat tervislikest koostisosadest või burgerit või pastat, et siis ma tunnen ka, et ma ei pea ennast nii palju piirama ja mul on lihtsam nagu dieedist kinni pidada kui see, et kui ma iga päev sööks nagu täpselt sama mingi ala brokoli riiskana, et see ei sobi mulle kohe üldse mitte. Ja jah, ma ei tea, kuidagi ongi tunne nagu ei ole justkui dieedil, sest ei pea mingi mega piirama, et ma saingi täna teha endale vabariigi aastapäeva teemalisi toite, et jah, mõttelen kadus, aga ühesõnaga jah, et loomulikult on mul kõht tühi ja ma tunnen defitsiiti loomulikult, aga ma saan erinevaid maitseid, erinevaid tekstuure, et minu sihuke küllastustunne on ka täidetud siis, et jah, minu lähenemine on selline. Siis, kui mul on tihedad päevad, ma tean, et mul on terve päev tööasju vaja teha, käia siin-seal, et siis muidugi ma prepin endale toidu valmis ning siis ma pigem nagu ei viitsi väga palju mõelda. Ongi süsivesikuallikas, rasvaallikas, mingi valguallikas, kõik kokku ja olemas, et teen 2 sellist sarnast toidukorda. Aga kui mul on aega, siis mulle meeldib kokata ja erinevaid retsepte katsetada ja see arvutamine, kõik see võtab aega, on tülikas ja aga ma ei tea, et lõpuks ma ikkagi salvestan kõik need retseptid endale MyFitnessPalli, nad on mul järgmine kord jälle olemas, mul on mega suur retseptikogu juba seal, et edaspidi on juba lihtne muuta, kui jälle avastan mingi uue retsepti. Ja tavaliselt, kui ma midagi uut avastan, siis ma teen seda mitu päeva järjest, kui see saab hea, et näiteks seda krõbeda riisisalatit on ma nagu nii tihti teinud juba praegu, et vaikselt võib-olla hakkab üle viskama, aga ma arvan, et see tuleb mul tagasi. Jah, et jah, kui aeg on, siis kokkan, katsetan. Loomulikult valin pigem retsepte praegu selle järgi, et oleks nagu mahtu ka, et pigem siukseid salateid, suppe meeldib teha, et kõht saaks mõnusalt täis. Nii, aga ma kuulan podcasti edasi ja kõnnin tanklani ja tagasi, et vaatame, palju kilomeetrit tuleb, see on sama ring, mis ma tegin 1. jaanuaril siin ja täna on täitsa soe, ilm on ilus, et täitsa mõnus on jalutada. Okay. Nii, ma jõudsin koju ja minu kaodatud walking pad saabus, et TPD kuller just käis ja tõi mulle selle siis tuppa. Aga ma ei saagi sellega kohe tegeleda, sest ma pean küüntesse minema, küüntehooldus välja kasvanud juba. Aga kui ma tagasi tulen, siis ma loodan, et ma saan täna selle peal kõndida.
nüüd sa pead muu mõtlema, sest see ei toimi. Saan ruude pealt. Poolkandid. Kui sul liigetpidi ei hoia seda mängulauda ees, siis ei saagi. Teepakid siis. Kas see pann on kuum? Ei ole. Siin siili kahe. Riisipaberile jätab 50 grammi veelist. Selline rull tuleb või? No siis ei saa. Miks? See läheb veel kuuma fritüüri ja teeme kõrbedaks. On juba 2 minutit filminud. Juba või? 5. Nii, sa pead veel võtma sealt, jah? Võta juurde, võta siit poolt. Siin on see tera ees, vaata. On 32. Tahad rullida ka või? Proovida. Kuga? Oota, ma pesin käed ära. Ja poole. Oo, hästi. Ja nüüd rullid niimoodi kokku. Niimoodi. Hästi. Saigi. 1, 2, 3. Selle teisipidi. Hop. Päris head. Pani tõuks, pane kinni. Need on hästi kuumad. Ma panen sulle siia. Mitu tahad? On alguses. Sa paned seda rohelist ka või? Sööb ta koriandrit või? Ma ei tea, las olla. Jah. Nii, tere hommikust. Meil on täna laupäev ja ma kõnnin siit filmi, et korralik puder on sees ja me lähme teeme siis Kelliga koos täna ühe tugeva trenni loodetavasti ning pärast trenni lähme Piletissa stuudiosse siis poseerima ning mis täna veel, et täna pean tegema veel ka tund aega kardiot. Ma arvan, et ma lähen teen seda õhtul, et kui ma vahepeal käin kodus, natuke võib-olla pikutan, kogun samme lindi peal ning ja vlogi tahan kokku panna ja neid peab natuke asju teha. Nii et selline tuleb, ma arvan, üsna tegus päev, aga samas saab ka loodetavasti veidi relaksida. Võib-olla teen täna ka infrapunavatti, et vaatame, kas viitsin, kuidas jaksu on. Aga väljas on küll korralik plärts, et eile täitsa sadas vihma. Aga kaaluga seoses mul viskas kaalu jälle lambist 62,5 peale. Aga tänaseks on siis 61,9.
aga mul lähenebki luteaalfaas, mis tähendab seda, et see on iga kuu mul niimoodi olnud ja järelikult on ka see kuu nii, et ma tunnen ka, et see kogu raskus on mul nagu alakuhus just, et kõht on täiega punnis, nagu mingi rase naine oleks, et reaalselt nagu see alakuht on räigelt punnis. Oh my god, kui märg on. Jah, okei, ma lippan trenni ja näitan teile, mis me trennis ka teeme. Eile käisid mul külas Õde ja Laurel, et tegime eile neid kanatäidisega neid riisivabari mingeid rulle, mis mulle täiega meeldivad. Et selline karri kana ja kuuma fritüüris siis nagu saab mõnusalt krõbe ning salatit kõrvale. Et Laurelile väga ei meeldinud see riisipaber, aga kapsasalatit võttis mingi 3 korda juurde endale, et salat talle meeldis, aga kana ka natukene sõi, aga vähemalt ta proovis ja noh, ma teengi nagu palju selliseid toite, mis on natukene nagu spetsiifilisemad, aga mulle väga meeldivad need ja ma arvan, et ma saan täna ka neid teha endale, sest mul kana täiesti ei üle. Nii, väike energiasutsakas ka, oled valmis raskeks treeniks või? Jaa, võtan enda kätte. Jaa, muidugi. Kuidas on? Jaa, väga hea. Cheers. Pineapple and pear. See oli hea, kuidas sul oleks meeles. Lapsel lasteaias. Mõtlesin, et iga peal igat nagu valvet teeb, on ju, nädalavahetusel. Siis mingi lapsed nagu kohe ikka mõnus. Kuidas Helil on sellega? Väga. Nagu hajameel. Tegema tiimisjärjest kogu aeg kasvu, vaata loopule kõik see. Alati on meeles, et ma võtsin vitamiinid või oota, kas ma vett jõin või kas sellised asjad, mis nagu võiks iga hommikul mulle. Sammudes raskendad sammu päevas lõpp. See hakkab lõpuks ikkagi jalale. Tuleb. Üles. Väga hästi. Kelly sai minu käest vitsa praegu. Vaatame, kuidas me karistame veel.
let's go. Ja tuleb suru 1 üles, kohe üles, alla ja üles. Tule veel 5, veel 6, veel 7. Tuleb veel üles. Hästi. Hästi. 2. 8. Ilus. Hästi. Si yo sé que te la sabes toda, siempre me sale por yo la quería para mí. Mi bebé sí, una varita diseñó su cuerpo y la verdad sí está más buena que ella tiene. Ma tean, et sporditüdruk ei peaks kasutama siin lifti, aga ma tean, et mind ootab ees tund aega treppi. Jalapäev on tehtud, poseerimine tehtud, nii et anname andeks. Nii, tere hommikust, pühapäev on ja kell on mingisugune 8 saamas ja mina kõnnin siis gymmi, et ära teha oma nädala viimane tund aega kardiot. Ma loodan, et täna on trepp vaba, et eile õhtul, kui ma läksin, siis oli trepp kinni ja pidin siis tund aega hoopis ellipsit tegema. Mingi 8 paiku lõpetasin. Täna jälle siis jalad on päris väsinud, aga täna hommikul siis kaal oli jälle allapoole tulnud, et näitas siin 61, et loodame, et homme järgmine nädal siis püsib seal alla 61. Et ei tea,
vormist on ka tunda, et nagu sihuke nagu lühem tunne oli täna versus eile, kus mul oli ikkagi nagu kõht selline punnis. Salakuus oli ikka veidi veel raske tunne, aga ei midagi hullu. Et täna siis 2 klienti ka ja siis on mul vaja teha koostööpostitusi, et Maiken tuleb appi filmima, pildistama ning natukene mingeid tööasju, kavasid vaja koostada ja selline see pühapäev saab olema. Õnneks ma eile panin endale sügavkülma jäätised, et ma saaks õhtul siis ka jäätist süüa, et see on minu sihuke õhtune triik ja alati kui ma unustan panna jäätist sügavkülma, siis ma kirun ennast. Et jah, seekord on olemas. Nii, tšau! Tulin siia, et teile näidata ühte pakki, mis mulle tuli. Nimelt siis Srumvel saatis mulle ühe väikse kingituse ja ma eelmine prep kasutasin nende tooteid ja nende toodete kasutamise ajal ma märkasin, et mul oli vähem seda brain fog'i, ma suutsin paremini keskenduda. Ja ma kuidagi see prep üldse ei tulnudki selle peale, et neid tooteid jälle kasutada, aga nad vist jälgivad mind ja nad vist teavad, et mul on siuke prep brain ja nagu prep käib ja ajuudu on ja jah, ühesõnaga näitan sisu. Nii palju asju. Nii, Srumvel. Hei armas Kerli, siin on sinu funktsionaalsete seente tervisepakk, et saaksid talveperioodil oma heaolu toetada. Seente supervõimetega saab tutvuda Srumveli kodulehel. Siin on päris mitu uut toodet, mida ma ei ole proovinud. Näiteks nagu need joogid. Focus State. See on mingi parimad Eesti joogid 2024 võitja. Siin on siis kofeiinivaba on see, magus, GMO-vaba. Vaatame, mis siin siis sees on. Vesi, magusa unamahla kontsentraat, lõvilakorall, narmiku ekstrakt. Siis on siin mesi, ingver, antioksüdant, süsihappegaas. Ja 100 grammi kohta on siis 36 kilokalorit ning see on siin 250 millilitrit. Siis on siin selline toode. See on siis detox eliksiir toidulisand musta pässiku, shiitake, musta ploomi ja granadilliga. Siin on siis 10 25 millist shotti. Vaata. Neid ma olen isegi proovinud ja need olid päris head, need olid päris maitsvad. Siis on siin selline reishi, sidrunmelist, tähk, lavendel, mis siis toetavad tervislikku und. Prepi ajal tegelikult on ka unega probleeme. Proovin ära, kas aitab une soodustamisele kaasa. Seda ma pole proovinud. Aga neid ma küll olen proovinud. Siin on siis kortitsepti ekstrakt. Siin on siis lõvilakkorall, narmiku ekstrakt. Minu teada mõlemad aitavad nagu sellist fookust hoida. Ja siuksed kibedad või nagu need ei ole mingi maitseelamus, aga ma tean, nad toimisid päris hästi mul, kui järjepidevalt kasutada. Siis on siin chaga, black currant eliksiir. See on siis chaga jook, musta pässiku, musta sõstra, meeürti ja ingveriga. Nüüd ei tea kunagi, ma vist olen seda proovinud või midagi sarnast. 100 grammi kohta on siin 71 kilokalorit ja üks annus on 25 millilitrit enne sööki 1-2 korda päevas. Võtan need endale menüüsse. No vaatame, kas kaob see ajuudu ära ja kas paraneb keskendumisvõime. Et ma praegu olen küll vahepeal nagu täitsa udu sees ja õhtuti nagu zombistun isegi täiesti ära. Et ma loodan, et need aitavad natukene turgutada siin enne kevadet. Et kui kevad tuleb, siis juba kevad ka aitab kaasa energiataseme tõusule. Aga seniks siis kasutame neid tooteid. Aitäh Srumvelile!